Tere kõigile, head vaatajad ja kuulajad Strasbourgist Euroopa Parlamendist. Täna on 9. märts 2022, kolmapäeva pärastlõuna kell 4 kohaliku aja järgi ja on aeg võtta siis kokku siin toimuv. Plenaaristungid on täies hoos ehk täiskogu istungid, nagu te kõik juba teate. 2,5 aasta jooksul olen korduvalt selgitanud, kuidas siin Euroopa Parlamendi töö põhimõte toimib. Nädala kokkuvõtteid ei ole toimunud mitu nädalat, kuna ma olin vahepeal Ameerika Ühendriikides siis konservatiivide konverentsil. Sealt ma tegin ka sellise telefoniga tehtud ülevaate, mis seal konverentsil toimus. See video on olemas minu sotsiaalmeedia lehtedel, seega ma nüüd enam uuesti ennast kordama ei hakka ja uuesti ei hakka rääkima seda, mida ma rääkisin juba seal videos, et teid siis teavitada, kuidas see konverents möödus. Igastahes, homme on praktiliselt viimane päev siin täiskogu istungitel. Toimumas on palju hääletusi. Loomulikult põhiteema on hetkel Ukraina ja Venemaa. Lisaks põhiteema on meeletud hinnatõusud energeetikas, inflatsioon, mis hakkab taevasse kiskuma süstikuna. Seda me näeme ka ju Eestis, kus kütuseliitri hind on juba üle 2 euro. Ameerika Ühendriikides on samuti kütuseliitri hind nüüd ületanud umbes 1 euro piiri liitri kohta ja seal on täielik paanika lahti. Seega, mida peab siis tundma veel keskmine Eesti inimene, kes peab hommikul sõitma tööle 50 kilomeetrit ja õhtul koju tagasi ja maksma nüüdseks juba üle 2 euro liitri kohta. Igastahes need on ühed teemad olnud. Katsun siis järjepanu ette asjad võtta. Esiteks, esmaspäeval, kui ma siia jõudsin, siis oli võimalik vähemalt lennukis ja rongis tegeleda õpingutega, sest semester on täies hoos ja tuleb kuidagi aega jaotada, et jõuaks tegeleda tööasjadega, jõuaks tegeleda perekonnaga, aga samal ajal tegeleda ka siis ülikooli küsimustega. Kuid täiskogu istungitel oli mul kõneaeg siis ainult täna hommikul kõige olulisemas debatis minu jaoks ja ma arvan meie kõigi jaoks ehk Venemaa tegevus Ukrainas, kus siis erikülalisena oli parlamendi istungile kutsutud kes see oli? Eesti peaminister Kaja Kallas. Ehk Kaja Kallas tuli nagu õitsev lillekene siia, säras, nagu oleks just koju jõudnud, andis siis ülevaate ligi 20-minutilises kõnes, andis ülevaate sellest, et mida siis Venemaa teeb, kuidas see on olnud oht, kuidas me peaksime olukorda lahendama. Üldiselt ma pean ütlema, ei olnud väga hullugi kõnel, suhteliselt sümpaatne, tasakaalukas, aga siis tal muidugi see sümpaatsus näost kadus siis, kui mina läksin kõnet pidama, et Eesti saadikutest ma olin esimene, kes oma kõne sai maha pidada, sest ma olin esimene kõneleja ehk peakõneleja meie poliitgrupist Identiteet ja demokraatia. 2,5 minutit oli aega, mis on ülemäära pikk aeg siin majas kõne pidamiseks. Tihti antakse sulle minut või 1,5, aga kui sa oled esimene kõneleja, siis on alati sul rohkem kõneaega. Ja meie poliitgrupis on alati traditsioon, et kui mingi riigi peaminister tuleb parlamenti esinema mingi debati raames, siis selle riigi delegatsioon saab esimesena ka kõneleda. Ja kuna meie riigi delegatsioonis, meie grupis on ainult üks Euroopa Parlamendi liige ja selleks on mina ise, siis ei olnud väga küsimustki, kes on meie poliitgrupist esimene peakõneleja. Oma kõnes siis esimese poole loomulikult ma tuletasin kõigile meelde, et ega Venemaa ei ole ju ajaloos väga muutunud, et ükskõik kui palju me ka usuksime normaalse riigi arengusse, siis meie mõtleme liiga loogiliselt ja üritame järgida rahvusvahelist õigust ja kokkulepitud tingimusi ja täita neid lubadusi, mida me oleme lubanud. Aga meie idanaaber loomulikult elab hoopis teises reaalsuses, kus sellised reeglid ei kehti. Ja sellega tuleb õppida elama, egas midagi. Aga oma kõne teises pooles, siis ma läksin eesti keele peale üle ja tuletasin proua Kallasele meelde, et loomulikult NATO on meile vajalik, me oleme liitlased, kõik see on tore ja hea, aga selleks, et NATO töötaks, peab ka iga riik olema suuteline ennast kaitsma kriitilise perioodi ajast. Täpselt nii nagu näiteks Ukrainas. Kuigi lääneriigid võib-olla isegi salamisi lootsid, et võib-olla Ukraina langeb 2-3 päevaga, ja siis pärast saab hakata heietama, ja pisaraid kiskuma, mismoodi tuleb rahu läbirääkimisi pidada ja tuleb tagada inimõigused ja nii edasi, siis Ukraina on olnud palju vastupidavam ja vintskem, kui keegi üldse kuskil Ameerika Ühendriikides või Lääne-Euroopas oskas oodata. Ja seetõttu on juba siis nendel riikidel moraalne kohustus kuidagigi rohkem aidata neid, sest ukrainlased pole alla andnud. Aga kas ka Eestis oleks niimoodi, et me suudaksime 14 päeva vastu pidada? Ma sügavalt kahtlen. Ja seetõttu ma Kaja Kallasele seal Euroopa Parlamendi
Eeskõneledes tuletasin meelde, et NATO on küll vajalik, aga hetkel on Eestis olemas poliitiline konsensus peaaegu kõikide parteide vahel, et Eesti riigikaitset tuleb arendada kiiresti ja jõulisemalt. Ja selleks tuleb võtta kas või riigikaitse laenu, sest, ma tuletasin talle meelde, inflatsioon on lakke lendamas, Eestil on kõige madalam välisvõla osakaal Euroopa riikidest, ehk meil puudub igasugune vajadus kuidagi tõmmata püksirihma koomale ja rääkida midagi tasakaalus eelarvest, kui meie enda naabruses on käimas sõda ja meie võime olla järgmised. Ja selle peale muidugi siis Kaja Kallas läks ähmi täis ja viskas oma käed rinna peale ja oli kohe näha, et ega ta ennast väga mugavalt ei tundnud, sest debati alguses oli ta nagu kodus. Tervitas kõiki nagu vanu sõpru, et jah, ma olin ka siin 4 aastat Euroopa Parlamendi liige ja oli väga vaba, kuid selle torke peale, et ainult üks erakond Eestis blokeerib riigikaitse laenu võtmist, millega välja arendada keskmaa õhutõrje, soomustada meie 2. jalaväebrigaad, tugevdada tsiviilkaitset, siis see üks erakond, kes on vastu, on, proua peaminister, teie enda erakond ja sina oled selle erakonna esimees. Ja muidugi see torge talle väga ei meeldinud, sest see muidugi ju kõigutas tema ilusat aurat ja imagot Euroopa Parlamendi ees. Aga kehv lugu talle. Seega see oli põhidebatt minu jaoks sellel nädalal. See kõne on olemas ka minu kodulehel loomulikult jaakmadisson.ee, sotsiaalmeedias, ka YouTube'is, nii et kui olete sellega muidugi nõus, siis jagage edasi, sest ega Postimees ja Delfi teile väga seda edasi ei jaga. Mis veel? Kui rääkida Ukraina ja Venemaa sõjast, siis seda infot on kõik meedia täis. Ma ei hakka siin kõike kordama, mida ma arvan. Ma arvan lühidalt seda, et Venemaa on agressor ja seal pole mitte midagi üllatavat. Eksisid inimesed, kes arvasid, et ega Venemaa ei taha ju sõda ja milleks tal sõda vaja. Ja et hoopis tegelikult lääneriigid on süüdi ja NATO on provotseerinud ja nii edasi, siis olgem ausad, kõik, kes hakkavad mulle midagi rääkima sellest, et tegelikult ikkagi, et ei ole ainult üks puhtalt süüdi ja ka Ukraina natukene süüdi, siis ausalt öeldes, kuulge, tulge maa peale. Et Ukraina on tõesti nüüd siis süüdi selles, et ei taha hüpata nii nagu Kreml käsib, eks ole, siia või sinna ja peab olema kellegi mõjusfääris aegade lõpuni. Sama asi kehtib ka Eesti kohta, et Venemaa on pannud lauale väga selgelt väljapressimisnõudmised, millega ma tahaks näha eestlast, kes oleks nende tingimustega nõus. Ja kui keegi oleks sellega nõus, siis ärgu ennast parem eestlaseks kutsugu. Näiteks nõudmine, et kõik NATO väed tuleb välja viia Balti riikidest ja Poolast, mis on meie jaoks täiesti nagu absurdne. Aga see selleks, igastahes ei tasu arvata, et me oleme kuidagi siin vanajumala selja taga ja lõpuni kaitstud, kuid selleks, et ennast kaitsta, tuleb iga päev valmistuda. Kuid tänane valitsus kahjuks Kaja Kallase juhtimisel ei valmistu selleks. Kaja Kallas on öelnud alles mõned päevad tagasi, et riigikaitse laenu küsimus võetakse lauale alles augustis. Mis puudutab tsiviilkaitseobjekte ehk varjendeid ja näiteks õhuhäiresüsteeme, see tuleb laua peale alles aasta lõpus. Ütleme nii, et jumal tänatud, et Venemaa on takerdunud Ukrainas ja jumal tänatud ukrainlastele, kes on niivõrd kõvasti neile tuld andnud ja neid likvideerinud ikkagi tuhandete sõdurite kaupa. Sest kui Venemaa oleks ära rullinud Ukraina mõne päevaga, siis kas see hirmutab mitte, siis meie koos Läti-Leeduga oleksime järgmised ja küsimus oleks ajas. Kas see oleks 6 aja pärast või 3 kuu pärast. Aga fakt on see, et me oleksime järgmised esimeses järjekorras. Ja ei ole meil ei õhuhäiresüsteemi teavitust, mis on enamus Ukraina linnades olemas. Tänu sellele on tuhandeid tsiviilelanike ellu jäänud, sest õigel ajal töötab õhuhäiresüsteem, mis kamandab inimesed varjenditesse. Aga meil pole ka varjendeid. Näiteks aastal 2016-17, kui ma olin Riigikogus, siis ühel komisjoni istungil käis ka läbi teemaks varjendite ehitamine Soome eeskujul, sest Soomes on näiteks kohustus kinnisvara arendajatel, kes ehitavad kortermaju, et sinna kortermajade alla tuleb ehitada ka sellised keldriboksid ja autoparklad, mis on ka varjendi eest. Ja muidugi siis Eesti ametnikud ja kinnisvaraarendajad tulid kurtma sinna ühele komisjoni istungile, et aga see viib korterite hinnad umbes 10% kallimaks, et see on väga halb. See ongi niisugune nagu lühinägelik mõtlemine, et võtame lühiajaliselt mingi kasumi välja selle asemel, et ennetada juba mingid väga tõsiseid probleeme pikaajaliselt. Aga tänasel päeval pole meil varjendeid ja need varjendid, mis kunagi olid, on põhiliselt deformeerunud, kasutuskõlbmatud. Õhuhäiresüsteem töötab meil SMS-iga, nagu ütles eelmine nädal ka geniaalne siseminister Kristian Jaani, et kui tuleb mingisugune õhuhäire, siis antakse inimestele teada SMS-iga. Ja siis küsiti, et aga kui mobiilipostid on maas, et kuidas siis teavitatakse tsiviilelanikke näiteks Tallinnas ja Tartus, siis öeldi, et aga vabatahtlikud, et päästetöötajad ja politseinikud ja vabatahtlikud lähevad ukselt uksele teavitama. Ja siis ongi, et ma ei tea, kas nutta või naerda sellise olukorra peale, et
meil on õhuruum kaitsmata, meil on sisuliselt Lääne-Eesti kaitsmata, meil on teavitussüsteem tsiviilelanikele õhurünnakute puhul olematu, meil puuduvad varjendid ja siis üks peaminister särab mööda maailma ringi ja räägib loomulikult NATO vajalikkusest ja sellest, kuidas Venemaa on agressor, mis on ka tõsi, aga kui ta on agressor ja me teame seda pea aastakümneid, et ta on vaenlane meie julgeolekule, siis selleks tuleb ka valmistuda. Et siin on ainuke lahendus põhiliselt Iisraeli või Šveitsi kontseptsioon, kus näiteks Iisraelis kõik peavad läbi ajateenistuse või siis Šveits, mis on elanud sajandeid rahus, aga kõik ajateenistuse läbinud omavad automaatrelva kodus, on täielik üleriigiline kaitsesüsteem üles ehitatud, aga meie oleme nagu uldikesed, kes räägivad alt NATO artikkel 5. Aga selleks artikkel 5 rakenduks, peame ise vastu pidama vähemalt 3-4 päeva, kui mitte rohkem. Aga igastahes täiskogu istungitest. Mis puudutab hääletusi, siis hääletustel on olnud ka loomulikult igasuguseid jaburdusi, näiteks raporteid, mis räägivad soolistest õigustest ja soolisest balansseeritusest Euroopa Parlamendis. Raportis, kus siis on ettepanekud, kuidas tuleb tagada sooline võrdõiguslikkus tualettide märgistamisel, töökohtade jagamisel, samasugune vasakpoolne jura. Ehk isegi sõda Euroopas ei häiri vasakpoolseid edendamast oma agendat, mis on lihtsalt terve mõistuse vastane. Aga loomulikult mina hääletan nende asjade vastu. Siis on olnud loomulikult küsimuse all siin energeetika hinnad, mis puudutab nafta ja gaasi importi Venemaalt. Siis loomulikult siin on debattides ja raportites nagu ära mainitud pidevalt, kuidas tuleb ikkagi minna rohepöördega edasi, sest see hoopis siis aitabki hindu alla viia ja aitab saada Euroopas sõltumatuks Venemaa energeetikast. Vabandust, aga tuule ja päikesega ei saa sõltumatuks, sest see lihtsalt ei ole piisav ressurss. Ehk kui me Venemaa gaasi ja naftat ei osta, mida ma arvan, me ei peaks tegema, siis me peame selle kuidagi asendama. Kas me ostame selle siis ressursi Ameerika Ühendriikidest või suuremas koguses Lähis-Idast või muust maailmajaost, aga see viib muidugi hinna ülesse. Ja kui me ei ole nõus ise kaevandama näiteks Saksamaal söekaevanduse sütt või me pole nõus arendama tuumaenergeetikat, siis need alternatiive lihtsalt ei ole. Ehk siin on lihtsalt niivõrd palju lühinägelikke rumalaid inimesi parlamendis, kes räägivad rohepöörde vajalikkusest. Nüüd on aru saanud sellest, et energeetika sõltuvus Venemaast on ohtlik meile kõigile ja see ongi fakt. Mida rohkem sõltuvad oleme, seda rohkem oleme manipuleeritavad. Kui tahame sõltumatuks saada, siis tuleb leida mingid alternatiivid, aga alternatiividest väga aru ei saada, sest et kõige loogilisem alternatiiv, et pakkuda taskukohast energeetikat või et kütuse hind oleks vastuvõetav tarbijale ja ettevõtjale, peavad olema meil omad ressursid. Ehk me peame ise kaevandama maavarasid ja arendama tuumaenergeetikat. Aga see on nagu punane rätik härjale. Ei, see on välistatud. Ehk seetõttu nokk kinni saba lahti olukord ja ausalt keegi ei tea, kuidas see olukord lõpuks lõpeb. Sest hetkel me oleme hüperinflatsiooni alguses. Sest see, mis on toimunud energeetika hindadega, lendab varsti kogu tarbimissüsteemi, see lendab ettevõtjatele kaela, see toob kaasa pankrotilaineid ja kuidas see kõik lõpeb, ma ei kujuta ette. Aga igastahes väga palju vigu on siin tehtud. Homme aga lendan tagasi Eestisse rõõmsalt, et uuesti esmaspäeval siis sõita Brüsselisse, sest järgmine nädal on tulemas väga palju komisjoni istungeid. Mul eelkõige tulemas väliskomisjoni istungid, tsiviilasjade ja migratsiooni küsimuste komisjoni istungid, põhiseaduskomisjoni istungid ja annan teile siis kindlasti operatiivselt infot ja teavet, kuidas komisjoni istungid kulgevad, mis seal arutatakse, kui palju hullusi räägitakse ja milles jällegi siis ollakse üksmeelel. Kõigile aga ilusat kevade algust, kevade saabumist, nautige ilusad ilmasid, minge kindlasti relvakoolitusele, tehke legaalne relvaluba, olge kaitstud, valmistuge alati kõige hullemaks, sest kui oled valmistunud, siis tõenäoliselt midagi kõige hullemat ei tule. Nagu me teame, civis pacem para bellum, olge terved ja tublid ning kõigile rõõmu südamesse.